Nad peaksid panema Vladimir Putini Guinessi rekordite raamatusse. Aga mille eest me imestame? Võib-olla kõige rohkem rumalaid otsuseid ühe sõjalise konflikti jooksul. Ta oleks selle tiitli kindel voriit. Kuidas oleks kõige rohkem vabandusi sõja alustamiseks, millest ükski pole loogiline? See oleks kindla peale tema oma. Kuid kui peaksime valima vaid ühe rekordi, mis jäädustab Putini ja annab talle pärandi, mida ta väärib, siis oleks see just see. Kõige rohkem Vene sõdureid ohverdatud hullumeelse sõja nimel, millel pole tegelikku eesmärki. See tundub täiuslikult sobiv. Numbrid on halastamatud. Õigustused on hullumeelsed. Ja kõige hullem on see, et see on rekord, mis kasvab edasi seni, kuni Putini kinnisideeline kampaania Ukraina vastu lõpetatakse. Alustame kõige olulisema numbriga. 13. augusti seisuga on Venemaa kaotanud 1 462 970 sõdurit surma, vigastuse või vangistuse tõttu. See on Ukraina rahandusministeeriumi andmetel, mis on avalikustanud kaotuste tegeliku ulatuse, mida Venemaa on Putini hullumeelse soovi tõttu Ukraina allutada kandnud. Varsti jõuab Venemaa punkti, kus kaotused ulatuvad 1,5 miljonini, mis on jahmatav arv ühe riigi kohta konfliktis, mida pole nähtud pärast seda, kui Nõukogude Liit mängis oma rolli natside nuhtluse alistamisel Teise maailmasõja ajal. Vähemalt tol ajal oli Venemaa tohututel kaotustel mingi eesmärk. Hitler tuli peatada ja Venemaa mängis kangelaslikku rolli. Aga Ukraina sõda ei käi mõrvarliku ideoloogi peatamise nimel. Asi on ühe sellise teenimises. Venemaa sõjal Ukrainas pole muud eesmärki, kui rahuldada Putini väänatud ajalookäsitlust, kui ta püüab kindlustada oma pärandit kui üks tähtsamaid Venemaa juhte läbi aegade. Ta jääb kindlasti ajalukku kui tähtis tegelane. Lihtsalt mitte nii, nagu tema tahaks. Oleme vaid mõne päeva kaugusel sellest, et Venemaa saavutab järjekordse verstaposti, mis kindlustab Putini rekordi enim Vene sõdureid ohverdanud juhina mõttetul ja hullumeelsel sõjal. Kui mitu päeva? Väike salvretiku peal tehtud arvutus annab meile vastuse. 13. augusti andmete põhjal, mida just jagasime, on Venemaa 37 000 sõduri kaugusel sellest, et kaotada Ukraina vastu peetavas sõjas. 1,5 miljonit meest. Nüüd on meil vaja igapäevast kaotuste arvu. Kasutame selleks Venemaa juulikuu numbreid. Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel kaotas Venemaa juulis 42 860 sõdurit, mis on kõrgeim kuine kaotuste arv alates 2026 aasta algusest. Kui jagada see 31 juulikuu päeva peale, saame igapäevaseks kaotuste arvuks umbes 1382 sõdurit. Sealt edasi on matemaatika lihtne. 37 030 jagatud 1382 annab meile veidi alla 27 päeva, enne kui Venemaa jõuab 1,5 miljoni piirini. Täpselt 26,8 päeva. See tähendab, et Venemaa jõuab tõenäoliselt 1,5 miljoni kaotuseni vahetult pärast septembri esimest nädalat, mis tähistab järjekordset alandust sellele, mida peetakse üheks maailma tugevamaks sõjaliseks jõuks. Siin on mõned alternatiivsed arvud, mida võiksime kaaluda. Numbrid, mida kasutasime, pärinevad Ukrainast ning strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS on nendega enam-vähem nõus. Teised allikad ei nõustu, kuigi nende arvudele on lisatud palju mööndusi. Näiteks Suurbritannia GCHQ luureagentuur hindas juba mais, et umbes 500 000 Vene sõdurit on lahingutes hukkunud. Me näeme kohe mööndust. See arv hõlmab ainult hukkunud sõdureid ega arvesta haavatuid ega vange. Pool sugugi võimatu, et GCHQ esitaks Ukrainaga sarnase arvu, kui arvestaks kõiki kaotusi. Tegelikult just nii tegi ka CSIS. See väidab, et Venemaa on lahinguväljal kaotanud umbes 450 000 langenut, kuid oma hinnanguni 1,4 miljonit jõuti, kui lisati haavatud ja vangi langenud sõdurid. Mediazone koos BBC Vene teenistusega pakub palju madalamat hinnangut. See ütleb, et alates Putini sissetungi algusest on hukkunud 236 066 Vene sõdurit. Jällegi on siin arvestatud hukkunuid, mitte kogu kaotuste arvu. Kuid selle konkreetse numbriga on veel üks asi, mida tuleb arvestada. Kõik need 236 066 surmajuhtumit on kinnitatud avalikult kättesaadavate allikate kaudu, nagu surmakuulutused, meediaraportid ja surnute lähedaste sotsiaalmeediapostitused. See tähendab, et meedia enda arvud ei hõlma neid, keda Venemaa on väitnud olevat teadmata kadunud, kuigi nad on tegelikult hukkunud. Lisaks on kindlasti palju sõdureid, kes on surnud vaikselt ja jäänud tähelepanuta. Kõike seda arvesse võttes on peaaegu 1,5 miljonit täiesti usutav. Venemaa kaotab sõdureid pöörase kiirusega ja olukord läheb ajaga ainult hullemaks. Võta näiteks Venemaa ja Ukraina kaotuste suhe. 2. juuli. Stars and Stripesi raporti kohaselt on suurema osa sõja jooksul olnud Venemaa ja Ukraina kaotuste suhe 2 venelast iga 1 ukrainlase kohta. Mõnikord isegi 3 venelast 1 ukrainlase kohta. See pole enam nii.
mitte mingil juhul. Kuna rohkem Venemaa kogenud sõdureid on langenud ja asendatud kogenematute kahurilihaga, on Venemaa kaotused võrreldes Ukraina omadega hüppeliselt kasvanud. Praegu kaotab Venemaa iga ühe ukrainlase kohta 8 sõdurit. Suur küsimus on nüüd, kuidas Venemaal olukord nii halvaks läks? Oleks lihtne viidata Ukraina droonide kasvavale kasutamisele, mis aitavad üha enam hoida sõdureid rindelt eemal ja sellega piirduda. Ja tõepoolest, Ukraina droonid ja robotid mängivad selles, mida me näeme, väga suurt rolli. FPV ja keskmaa ründedroonide tulv, mis möllab Ukraina loodud tapatsoondes, võtab Vene sõdurid maha enne, kui nad rindele jõuavad. Lisaks kasutab Ukraina üha enam maismaa roboteid eesliini ülesanneteks, mis on vähendanud isikukahjusid kuni 30% võrra. Nagu teatab West Pointi kaasaegse sõjainstituut. Kuid isegi see kõik ei selgita praegu toimuvat erinevust. Venemaa ei kaota mitte ainult rekordiliselt palju sõdureid, ta kaotab rohkem, samal ajal kui Ukraina kaotab vähem. Ja selleks on mõjuv põhjus. Avaldame selle põhjuse kohe varsti. Kõigepealt te vaatate sõjasaadet. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis kindlasti tellige kanal ja lülitage teavitused sisse. Me tuume teieni selliseid videoid iga päev. Et tõeliselt mõista, kuidas asjad on Venemaa jaoks nii halvaks läinud, peame ajas tagasi minema 2022. aasta veebruarisse. Putin ja tema lähikondlased olid seda, mis juhtuma hakkas, kaua planeerinud. Isegi siis, kui nad ülejäänud maailmale silmagi pilgutamata valetasid. Lõpuks oli suur päev käes. Venemaa oli kohe sisse tungimas ja plaan oli murda läbi Ukraina kaitseliinidest ning jõuda mõne päevaga Kiievisse. Et see plaan teoks saaks, kavatseb Putin kasutada eliitvõitlejaid nii Venemaa sõjaväest kui ka palgasõdurite rühmadest, nagu Wagner. Saabus 24. veebruar. Vene sõdurid ületasid piiri. Ja mõne päeva jooksul edenesid nad. Suured alad Ukraina lõunas ja idas okupeeriti. Venemaa suutis isegi haarata territooriumi Kiievi lähedal, jõudes umbes 30 kilomeetri kaugusele Ukraina pealinnast. Siis muutus midagi. Ukraina vastupanuliikumine organiseerus ja nad hakkasid Venemaad tagasi tõrjuma. Mõne nädala jooksul hakati Vene vägesid välja tõrjuma nende poolt okupeeritud aladelt. Veel mõne nädala pärast hakkas saabuma lääne toetus. Vene sõdurid hukkusid tuhandete kaupa ja rindejooned, mis pole Putini jaoks aastate jooksul kaugeltki piisavalt muutunud, kujunesid välja. Sõja esimesed kuud panid aluse kõigele sellele, mis on järgnenud. Ja kõik taandub nendele eliitvõitlejatele, keda me mainisime. Kiire võiduotsingul 2022. aasta veebruaris saatis Venemaa rindele oma parimad elukutselised sõdurid. Just need kogenud ja andekamad Vene sõdurid olid sõja alguses esimesteks ohvriteks. Ja iga päris sõduri kaotusega Ukraina tule või hiljem droonide tõttu oli Venemaa sunnitud kiiresti asendajaid otsima. Mõne aja pärast ei saadetud Ukrainasse enam elukutselisi sõdureid. Sinna saadeti kõik, kelle Vladimir Putin suutis kätte saada ja kes olid nõus raha eest lihaveskisse minema. Me nägime seda juba 2022. aasta teisel poolel. Just siis muutus Venemaa kaotuste tasakaal. Enam ei hukkunud Vladimir Putini sõjas peamiselt elukutselised sõdurid, vaid peamiselt vabatahtlikud, teatab Newsweek. See oli algus Venemaa teekonnale, 1,5 miljoni kaotuseni. Elukutseliste kaotus ning vabatahtlike tõus ja pidevad langused. Venemaa sõjaväel on endiselt suur spetsialistide puuduse probleem, nagu Small Wars Journal tõi esile 21. aprilli artiklis. Ajakiri kirjutab, et alates sõja algusest on 8500 Venemaa väljaõppinud langevarjurit saanud haavata ning umbes pooled 30 000 dessantväelasest, kes sõja alguses olid, on kas surnud või vigastatud. Sama väljaanne kirjutab, et Venemaa on 4 aasta jooksul Ukrainas võideldes kaotanud 2218 merejalaväelast, mis on ligikaudu sama palju kui USA kaotas 20 aasta jooksul Afganistanis. Ja 900 spetsnazi operatiivtöötajast, kelle Venemaa algselt Ukrainasse saatis, said 775 kas surma või olid nii raskelt haavatud, et nad ei saanud enam lahingusse naasta. See kõik on juba iseenesest halb, kuid Putini sõjapidamisviisi toetamiseks on Venemaa asendanud neid eliitüksusi ja täiendanud oma jalaväge inimestega, kellel pole tegelikult mingit asja sõjatsooni. Nad on kas kurjategijad või lihtsalt tugevad. Kui Kremlile sai selgeks, et Ukraina ei kavatse kokku variseda, hakati värbama inimesi Venemaa ühiskonna kõige hullemast kihist. Siin on omaette vildakas loogika. Kui keegi on valmis Venemaalt tapma või sandistama, siis talle meeldib kindlasti võimalus teha sama Ukraina sõduritele ning ta kindlasti ei põgene esimese vabaduse märgi peale. Ironiana kõrvale jättes oli Venemaa väidetavalt 2025 aasta jaanuariks värvanud Ukraina sõtta hämmastavad 180 000 süüdimõistetut Ukraina välisluureteenistuse andmetel. Sellest ei piisanud. Kes oleks osanud arvata, et vaevu välja õpetatud kurjategijate saatmine sõtta ei too tulemusi? Venemaa näib aga asja positiivselt võtvat ja peab oma vangide värbamise strateegiat võimaluseks teha gulaagides ruumi juurde.
See on ainus seletus, mille me suudame välja mõelda, miks Venemaa 22. juulil laiendas oma vangide värbamise ulatust, lubades võitlusega liituda ka narkokaupmeestel, jõuguliikmetel ja bandiitidel. Sa ilmselt juba märkad siin läbivat teemat. Vaevalt väljaõpetatud vang ei ole professionaalne sõdur. See vang on kahuriliha, nagu paljud tuhanded teised, kes on juba värvatud. Ja nad suurendavad peaaegu vältimatult Venemaa kaotuste arvu. Aga kuidas on vabatahtlikega? Jah, Venemaa ei võta sõdureid ainult vanglatest, et neid Putini etturiteks teha. Värbajad igas Venemaa piirkonnas ahvatlevad tavalisi inimesi kopsakate rahaliste lubadustega. Need porgandid on tohutute allkirjastamisboonuste ja palkade näol, mis on mitu korda kõrgemad kui Venemaa keskmine. Kõik selleks, et inimesed annaksid oma elu sõjaväe käsutusse. Valdav enamus sõduritest, keda Venemaal praegu Ukrainas on vabatahtlikud, keda on ahvatlenud Kremli pakkumised või kellele pole mõnel juhul valikut antud. Ja pole ka üllatav, et vabatahtlikud moodustavad suurima osa Venemaa kaotustest. Ning see on nii olnud alates 2022 aasta teisest poolest. Ometi liituvad nad endiselt. Venemaa suurendab pidevalt pakutavat raha. Kiev Posti andmetel ei maksa Venemaa hullumeelset raha ainult oma lepingulistele sõduritele. Samuti antakse kuni $22 200 inimestele, kes neid sõdureid värbavad. Selline on Kremlile iseloomulik meeleheide, et hoida inimvoogu Ukrainasse. Mis puudutab sõdureid endid, siis mitmes Venemaa piirkonnas võivad nad saada sarnases suuruses liitumisboonuseid, lisaks neile kõrgetele palkadele, millest me rääkisime. Kui pakkuda selliseid võimalusi inimestele, kellel pole õnne olnud ja kes ei näe muud võimalust teenida sellist raha, nagu Kreml maksab, siis tekibki valmis sõdurite värbamiskanal. Ainus probleem on see, et mängu tuleb tagasi teema, mida me varem mainisime. Venemaa kaotab Ukrainas vägesid nii kiiresti, et peab oma vabatahtlikud võimalikult kiiresti rindele saatma. Võid ette kujutada, mida see tähendab väljaõppe seisukohalt. Venemaa vabatahtlikud sõdurid ei saa piisavalt väljaõpet. Ainus põhjus, miks neid võiks kutsuda professionaalideks, on see, et nad saavad palka. Neil pole kindlasti neid oskusi, mis olid neil, kelle Venemaa on juba kaotanud. Leian end ikka ja jälle üllatumast selle üle, kui madal on Vene üksiksõduri kvaliteet, ütles George Barros, kes on Venemaa analüütik Sõjauuringute Instituudis. 2024 aasta septembris. Tase on nende 2 aasta jooksul ainult langenud. Business Insideri 2026. Aasta juulikuu raporti kohaselt elab keskmine Vene värvatud sõdur pärast väljaõppelaagrisse saabumist vaid 10 päeva, kuni 3 nädalat. See annab neile maksimaalselt 3 nädalat väljaõpet enne, kui nad saadetakse droonidest kubisevatesse tapatsooni, ja tõenäoliselt isegi vähem. Viimased niinimetatud vabatahtlike grupid saavad veel halvemini hakkama. 12. augusti raportis teatas RBC Ukraine, et inimesi kogutakse nüüd Penza ja Omski tänavatelt kokku, et neid Ukrainasse saata. Värbajad sihivad haavatavaid inimesi, näiteks neid, kes on alkoholi tarvitanud, peavad nad kinni ja saadavad seejärel sõjaväe valikupunktidesse, kus neid sunnitakse lepingutele alla kirjutama. Nii et mitte ainult ei sunnita neid läbima väljaõpet pohmelliga, vaid nad ei taha seal üldse olla. Pole ime, et need sõdurid surevad massiliselt. See on jälle see teema. Pole professionaale, ainult kahuriliha ja ära unusta välisvõitlejaid. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on kuni 50 000 Põhja-Korea sõdurit valmis saadetama Venemaa pinnale, teenides tagalas, kuni nad paratamatult jõuavad rindele. See lisandub umbes 14 000 sõdurile, kelle Põhja-Korea saatis Venemaale juba 2024. aastal, et aidata Putinil tagasi vallutada Kurski territoorium, mille Ukraina oli vastupealetungis hõivanud. Ka Aafrika ei ole Venemaa värbamise eest kaitstud. Ukraina platvorm Stop Russian Recruiters on tuvastanud peaaegu 3000 inimest Aafrika riikidest, kes on sattunud Ukrainasse, kellest umbes 1/6 on juba hukkunud. Nii et suur osa Venemaa armeest koosneb halvasti väljaõpetatud kurjategijatest ja vabatahtlikest. Ning seal on ka sõdureid, kes ei räägi õiget keelt ega ole kunagi varem päris lahingus olnud. Praeguseks ei pea me teile enam seletama, kuidas Venemaa on jõudnud 1,5 miljoni kaotuse piirile. See on täiesti ilmne. Ja mida Putin ei märka, kui ta oma ainulaadset rekordit kasvatab, on see, et ta viib kogu oma riigi ränga allakäigu poole. Ainult selleks, et saaks Ukrainas sõda jätkata. Juba räägitakse, et Putin valmistub mobiliseerima 500 000 venelast ning Kreml on juba loonud selleks vajalikud õiguslikud mehhanismid. Kui Putin oma plaanid ellu viib, laieneb tänavatelt inimeste röövimise praktika märkimisväärselt ning veelgi rohkem sellest kõige õnnetumast venelaste põlvkonnast alates 40-ndatest saab surma. Selle ühe sammuga annab Putin märku oma kavatsusest tirida Venemaa veel paljudeks aastateks sõtta Ukrainaga. Ja uskuge meid, kui me ütleme, et aastateks. Juulis suutsid Vene väed vallutada vaid 37,85 ruutkilomeetrit, vastavalt Sõjauuringute Instituudi andmetele.
See on territoorium, mille hõivamist on kinnitatud, nii et see ei hõlma kohti, kuhu Venemaa on suutnud sisse imbuda vaid mõne sõduriga, kes ootavad lihtsalt, et Ukraina nad üles leiaks. Paneme selle konteksti. Ukraina ei ole väike riik. Selle pindala on umbes 603 550 ruutkilomeetrit, millest Venemaa on suutnud okupeerida 20%, kaasa arvatud Krimm. Kui see 20% ära võtta, jääb Ukrainast vallutamiseks 482 840 ruutkilomeetrit. Venemaa suutis 1 kuuga vallutada 37,85 ruutkilomeetrit ja see oli üks Venemaa parimaid, kuid alates aprillist. Praeguse edenemistempo juures kuluks Venemaal ülejäänud Ukraina vallutamiseks 12 756 kuud, ehk umbes 1000 aastat. See pole just ajakava, mis Putinit köidaks, mistõttu ta otsibki võimalusi mobilisatsiooniks. Tal on vaja asju kiirendada, et oleks vähemalt väike võimalus, et Venemaa võiks Ukraina alistada veel tema eluajal ja ta saaks nautida oma võidu hiilgust. See hiilgus on Venemaale juba maksma läinud ligi 1,5 miljonit inimest. See on hävitanud terve põlvkonna ja selle teoks tegemiseks on vaja veel miljoneid ohvreid. Mõtle sellele, milliseks Venemaa on juba 2026 aastaks muutunud. Korruptsioon vohab, majandus on varemetes. Venemaa seisab silmitsi demograafilise langusega, mis nägi halb välja juba enne sõda Ukrainas ja näeb nüüd veelgi hullem välja. Ja impeerium, mida Vladimir Putin üritab luua, on kokku varisenud. Venemaa kaotab mõju kogu maailmas ning Venemaa ise on muutunud veelgi enam jälgimisriigiks, kõik selleks, et teenida Vladimir Putinit, kui ta vajub üha sügavamale omaenda paranoiasse. FSBL, millel pole nüüd peaaegu mingeid piire ja mis omab rohkem võimu kui Vladimir Putin ise, valmistab Venemaad ette tulevikuks, kus kõik järgnevad juhid on 21. sajandi KGB versiooni nukud. Piirid sellele võimule, mida Venemaal enne Ukraina sõda usuti olevat, on nüüd kogu maailmale nähtavaks saanud. Ja samal ajal muutuvad numbrid ainult karmimaks. Kaotused on üha rängemad. Putin ei peatu. Ta ei saa seda teha. Putin on lõksu pannud nii enda kui ka kogu oma riigi ohverduse tsüklisse. Kuigi ta teab, et tal ei ole enam ülekaalu, peab ta sõda edasi ajama. Rahu väljakuulutamine oleks nüüd läbikukkumine, mida ta ei elaks üle, mistõttu Putin keeldub igast rahuläbirääkimiste pakkumisest, mis tema lauale jõuab. Aga Putin teab, et Venemaa ei suuda tema sõda võita piisavalt kiiresti, et ta jõuaks seda enne surma nautida. Juunis seisis Putin Peterburi rahvusvahelise majandusfoorumi osalejate ees ja ütles: "Ma heitsin pilgu ühele kirjale. Selle kirja autor mainib minu vanust. Mõned maailma liidrid on minust vanemad. Kõige tähtsam on see, kas sa suudad oma tööd korralikult teha. Isegi väike vihje tema vanusele on tänapäeval piisav, et Venemaa juhti ärevusse ajada. Ja nii see peakski olema. Aeg hakkab otsa saama nii Putinil kui ka tervel põlvkonnal venelastel. 1,5 miljonit ohvrit on astronoomiline arv. Kuid see on ka lihtsalt verstapost, hüppelaud veelgi suuremateks kaotusteks. Surmad ei lõpe enne, kui Putin lõpetab. Ja tema ei lõpeta enne, kui Venemaa võidab või ta on surnud. Me teame, mille peale meie panustame. Ja kui kõik on öeldud ja tehtud, jääb Putini pärandiks laastatud Venemaa ja läbikukkumine Ukrainas. Me näeme Vene impeeriumi surma reaalajas ja see kõik on isegi sügavam, kui me selles videos näitasime. Kas tahad näha, kui sügavale see läheb? Meil on sinu jaoks ideaalne video, kus räägime Putini pärandi hullusest ja sellest, kuhu see Venemaad viib. Vaata seda videot, aga enne seda telli kindlasti meie sõjasaade ja lülita märguanded sisse, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!